lendamas tuvi või kurge. Aga mitte eriti kõrgel, tahan lennata. Eesti Künniseltsi poolt suured tänud kõigile täna siia tulemast. Üle hulga aastate siis Eesti künnimeistrivõistlused Kehtnas. Viimati üle-eestilised künnivõistlused olid siin aastal 1964 ja nüüd viimased 10 aastat olid need Olustveres. Nii et nüüd siis on meil au olla siin Kehtna põldudel ja muidugi suured tänud meie võõrustajatele, kes lubavad oma põldudel siin tegutseda ja suurt vaeva nägid, et meil siin ette kõike valmistada. Hetkel siis toimusid mõni aeg tagasi ka proovikündmised ja proovikündmised oli läinud kõik edukalt ja ma tean seda, et kohal on siis järgmised inimesed, nendeks on Maaeluministeeriumist kantsler Ants Noot, Loomaia vaimne juht Mati Kaal, Riigikogust Tanel Talve, Anne Reimann, aastanäitleja, Maik Laassen, Eesti Maaülikooli rektor. Aga me palume siis traktorit tuua juba siia künni ala juurde, et paneme traktori paika ja siis õige pea paneme paika järjekord. Seal paksu metsa taga on üks keena suurkolt kuus. Ma huulen selle naaba, sest mul traktori rool on teos. Las mütsu traktor, käed täis on töö. Eestsod ja raabad ja tagane töö. Need meekolhoosid pikad on kõik siidis sammetis. Neid muusutan mina ikka siis, kui puhkan ammetist. Las mütsu traktor, käed täis on töö. Finantsida mul on korras, need kõik hoiukassa peal. Kui Jaanu vaevab harva, küll siis konjaga maitse hea. Las mütsub traktor, käed täis on töö. Eessood ja raavad ja tagane töö. Kui kaua juba lood on olnud teil? Ma alles neid uuendasin, aga mul on nagu 70. Ja millal oli teil viimane traktoris istumine? Siin on võib-olla 3-4 nädalat taga. Selge, käsi on teil päris soe ja ootuse reeglitest nii palju, et küsime siis jah kõik. Selle kohalt tuleme siis riigi taga, siin on veel kui pressi tulnud juurde ja vähemalt see kaugus, kus teil tuleb, on täiesti piisav. Kogemustest veel rääkides hetk tagasi näiteks Anne Reimann lõpetas meil oma sõidu. Kui ta tagasi tuli, oli tal nägu oli naerul ja sa hetk tagasi mainisid umbes tunniga tagasi, et sinu kõige suurem traktor, mille sõitnud on muruniiduk, on see nii? Jaa, murutraktor. Milline oli hetkel selline tunne, kus tegid kooli sõitu? Ülev, väga ülev tunne ja niisugune tunne, et ma olen kõik võimas. Mu vanaisa ja kuna oli selline suhteliselt kesine nõukogude aeg, siis tuli ise kõik asjad teha ja mu vanaisa tõesti oma kätega ise ehitas traktorit. Noh, T-seeria minu mänguasjad on 16, 18, 40 oli see veel. Kunagi oli populaarne ka T25 punane. Mida sa viimati sõitsid traktoriga? Ma arvan, et nädal aega tagasi. Nädal aega tagasi? Kus kohas ja miks? No, tahtsin teada, mismoodi tänapäevased traktorid välja näevad. Sa said ühesõnaga ikkagi proovida tänapäevast traktorit. Kui sa võistlema tuled, on tark ju natukese teada, mida sa võistled. Täna siis on täiesti esimest korda, et ei käinud ka mitte proovisõitu tegemas. Ei käinud, jah. No vaatame siin, kui Britt samamoodi tegi täiesti esimese künni, täiesti puhtad lehed, ei olnud ta kunagi teinud ka proovisõitu, tundub täiesti ideaalne. Ma arvan, ega midagi rasket ei ole siin.
Vastupidi, ma arvan, et on väga raske. Brit on lihtsalt sünnipäraste eeldustega kõndja, traktorist. Sa olid meil siis esimene, kes loosi tahtel läks rindele. Kuidas tunne oli? Päris vinge. Nii võimsa asjaga pole sõitnud. Ja mis asi tegi selle sõidu vingeks? Kas see suurus, tehnoloogia või see mees sinu kõrval? No see tehnoloogia ja mees ka. Oli ta hea õpetaja? Väga hea. Alguses oleks natuke lappama. Ehk siis vahu sai kõver. Ma ei olnud tulemusega rahul, aga vaata see ongi see, et sa võid harjutada nii palju, kui sa tahad, aga võistlusmoment on ikkagi midagi muud. Et siin on pinge peal, tahad ikka teha paremini kui konkurendid, tahad olla ikkagi noor künnimeister 2015. Adel on küümiseks ja Nabidas on toevamiseks. Kuna sul jäi tegemata päris palju seda tööd, ta panigi selle Nabida põllu peale, ütles nii, et hirmuga lõpetame ära selle, mida ta alguses jättis tegemata. Seega me palume teha ikkagi 3 kaevet vähemalt ja natukene korrastada oma kündi. Palun. Daamid ja härrad, siis on ilma trahviroos. Urood või? Naisilikult kurriline oli see esimene vagu. Natuke läks lappama, nagu ütles Hirmo. Midagi ei läinud siis lappama. Väga ilus vagu tuli. Ma panin neile tähelepanu pöörasin. Adra õige rääks selle sisse. Alderiga selliseid väga ilusaid opikaid ümardusi, aga ja nüüd siis tulemas tagasi. Kui sa saad suurema summas jagama kogu. Jaa, kokku lepitud. No, tänu sinule nüüd ainult. Või siis nüüd on täitsa sassis. Siin öeldavalt, et see kiib külalised, Kõikidele on ammu teada tõsiasi, et lühim tee 2 punkti vahel on sirge ja olen väga veendunud, et kõik kündjad said sellest väga selgelt aru, kui raske on seda saavutada. Brit Juus väärib esiletõstmist ja äramärkimist kindlasti kui esimene julge alustaja ja võib-olla, et tema puhul nii-öelda puhta valge lehena oligi seda lihtne teha, aga igal juhul kõikidele teistele sai nagu märk maha pandud ja mingisugune nii-öelda eeskuju oli kõigil eest võtta. Siis Ants oli väga hea näide sellest, et tänapäev ja just selle kohta, et mida tänapäevane tehnika võimaldab, et on võimalik ka ülikonnas valges triiksärgis ka künnitööd teha, mida võib-olla siiamaani on arvatud, et on väga must ja räpane töö. Ja suutis säilitada künnistiili, mis meil tänasel päeval on nagu tavaks olnud, et muidu kõik okei.
ja siis Anne Reimannimaa kohta ütleks seda, et Annet segas kindlasti üsna tugev külgtuul, kuid esiletõstmist väärib kindlasti Anne meie arvates kõige suurem pühendumus ja nagu rolli sisseelamine. Ja ühtegi naeratust ei tulnud. Ta võttis väga tõsiselt seda teemat. Ja meie arvasime, et tema oligi kõige parem. Kui te nüüd siit aru ei saanud, siis tegelikult meie tänase vipp künnivõistluse on võitnud Tanel Talve! Palun siis poodiumile. Just ikka poodiumile. Väga peale, kes on teise koha valik ja kolmas koht? Tanel! Tänase vippvõistluse võitja! Edasi